Tere, good evening. Good evening. Okay, today we can start Zoom about technical questions because the topic is about technical things, and I understand correctly, you have questions, yes? Et tänane Zoom on siis DealShakeri tehnilistest asjadest ja nagu ma varem juba ütlesin, et valmistada ette küsimusi, mis on DealShakeri lehe peal toodete ülespanemiste ja merchant account'ide tegemisega. But first, for my side, I have example of what kind of payment methods we have in DealShaker. Kõigepealt mul on teile näide, millised maksevõimalused on DealShakeris. If you have interested to see these three payment methods, I can show now, and after this you can asking what you need to know. Et kõigepealt ta näitab siis 3 maksemeetodit DealShakeris ja pärast siis saame küsida, mis me tahame teada. Jah? Yes? Yes, you agree? Yes. I admit Kaia. Well, something going. Okay. Okay, now I need to show you my screen. Nüüd ta näitab meile oma ekraani. And now I need to show you. Mul on vaja teile näidata DealShakerit. Yeah. Size is okay? Kas suurus on okei? Yeah. Good, yeah? Okay. Okay, I need to check where is the deal from coffee, and I can show you 3 payment methods on this deal. Otsin siit ühe deali ja näitan teile 3 maksevõimalust. Ma küsin, et miks ta see 404 ette tuli? Minul tuli ka. See on see, et kui sa oled salvestanud, no tähendab, et kõik me oleme, DealShakeri võtad ette ja kui sa salvestad DealShakeri lemmikuks, aga sel hetkel, mis sul DealShakeris just ees oli, see võib olla mingisugune vana kuulutus näiteks ja kui seda kuulutust enam ei ole, siis ta ikkagi ilmub sul niimoodi, et kõigil, kel 404 ette ilmub, siis lihtsalt DealShaker pange uuesti lemmikuks, et kirjutage nagu vana lemmiku aadress üle, see tekib selle pärast. Okay. Lemmikuks panemise hetke vaade on see. I check with keywords because I don't remember name of the deal. Now I check Riga. Yes, you see, here is cup of coffee office guest Riga. Ta otsib praegu otsingu sõnaga seda Riia coffee. Anita, aga vist deal is not like Latvia name? Have Latvia also. Yes, because it's easy to look for Latvia, yes. Estonia, Lithuania. You see here, okay, Riga, yeah. Latvia. Latvia, it's okay. It's very important to put in the first line your city and country. It's for you see, yes? Ja, Anita, tahtsigi just öelda kõik, et võtke omale paber ja pliiats juurde, et saate ka omale ülesmärkeid teha, no kuigi ta lindistab ka. Et tähtis on siis kogu aeg, et pealkirjas meil oleks Latvia, Estonia või Lithuania sees. Need on praegu otsingu sõnadeks. It's very important when you create the deal, in the deal title, please wrote this, your city and country, yes? Linn ja riik isegi ütleb, jah. I saw some deals without Estonia and it's very difficult to find out. Okay. This deal you can check €1 plus 0.2 once, and now I start the buying process and show you next steps. Et siin te näete siis selle kohvi hinda on €1 pluss 0,02351, et nüüd ta näitab protsessi, kuidas seda maksta. You can use this deal also for your lessons
because this deal have bank wire also included in this payment method. Et seda diili võite siis alati oma esitlustel näidata, et mismoodi seda makset teha, et seda diili on hea kasutada. Okay, now I want to put in the card this deal. Nüüd ma vajutan selle diili kaardi peale, alla tuli siis roheliselt, et diil läks edukalt ostukorvi. And you see this deal in this card. Yes, now go Näete diili seal nagu ostukärus. Go to the card and go to the next step. Proceed to check out. Vajutate peale, siis saate nagu sinna ostuga edasi minna. And now you need to log in. Yes, next step to log in with your password and email. Ja nüüd on vaja sisse logida ja password ja email, need on siis samad nagu One Ecosystemi back office'isse minekul. I have automatically saved. Minul endal automaatselt salvestatud. And login. Login sisse. Tihti tuleb paljudel seal all loginiga, siis tuleb all see kollane rida, et ei saa sisse. Hästi paljudel. Ja ma ei oska lahendust anda. Anita, very often when people want to log in is appearing a sign that can't log in. Can't log in DealShaker? Yes, DealShaker, yes. It's not possible if you can log in your One Ecosystem wallet. You can log in DealShaker, it's just same. Ja kui ikkagi on ligipääs sellele One Ecosystemi walletitele, nende põhikonto peale, siis peab saama DealShakeri sisse. Siis tuleb lihtsalt refreshi teha või midagi. Või siis lasta veel kellelgi kolmandal üle vaadata. Kodulehe asi olema. No, see on... Igal juhul on praegu vähemalt mul 4 inimesel probleem olnud ja ma ei oska lahendust olla. Mis see kollane ribade on? Minu probleem on see, et avast ei lase, ütleb, et on viirused või mis kahtlane leht. I understand. I understand, not need translation. If somebody have original antivirus program, need to delete this because they cannot log in. Yes. Ja mul oli 5 kuud praegult oli väga hästi korralik aga tööarvutiga ei saagi sisse, kuna seal uuendatakse iga 3 kuud hakka need viiruse, need leheküljed, siis täna ma panin ka omale teise arvutisse ja kõik toimib. I saw a lot of this kind of issues and need to delete this. Antivirus programs is not normal. They block it, all interesting sites. Ja, et Anita näeb seda ka väga tihti ja see on just see antiviiruste teema ja tegelikult igal selle programmil on ka mingi koht, kus sa saad panna need 2 lehekülge, et on lubatud leheküljed. Ja. Tiinake, et see avast lehekülg peab arvutimees peab kuidagi leidma sellest arvutist koha, kus ta võtab maha. Anne, me oleme seda läbinud One Ecosystemi sisenemisel juba ja seda me panime seal avastisüsteemis. Aga see ei toiminud ja ma ikkagi võtsin mõnda aega tunniks maha, kui ma sisse läksin. Ja praegu ma toimin DealShakeriga samamoodi, et ma võtan avasti maha. Ma ei tea, kas ta mõne pärast arvuti saab aru, et ma ikka tahan sinna minna või ma ei tea. One Ecosüsteemis enam ei võta, ei laseb sisse. Seda peab eraldis vaatama neid antiviiruste asju, et ärme praegu siis edasi räägime. Ei, ma tahtsin lihtsalt teada, et see on üleüldine. Yeah. Okay, Anita, yes. Let's go. You understand? Yeah. You can deactivate this antivirus. Yeah. It's not difficult. Yeah. Okay, we go next step. Next step, we go to checkout. Järgmine samm on siis checkout. Yes. Now you can check deliver address. If you want to drink coffee in the coffee or restaurant, you need to make a pick up application, yes? Kui te tahate koha peal seda kohvi juua, siis te panete pick up, see on siis pealevõttu koht, ehk see tarbimise koht, selle aadressi peate valima. But if you want to send to the Omniva or different ways, you need to check your real address, yeah?
aga kui te tahate jah, Omnivaga saata, no praegu mitte seda kohvi, aga teisi tooteid, siis tuleb panna see tegelik aadress siis. In this case, we have our office address where we make the events, coffee for guests, yes, pick up. See aadress on siis see, kus nad Riias teevad üritusi ja seal sa saadki minna ja kohvi juua niimoodi. Next step, we go. We need to check. Järgmine samm on siiski makseviisi valik. And now you check 3 payment methods and now listen very careful. Ja nüüd ma siis näitan 3 makseviisi ja nüüd kuulake väga tähelepanelikult. The first method you see is one for €1, yes, because once go from one wallet. Kõigepealt on siis euro maksmise viis. First payment method is cash wallet. Cash wallet is our inner cash wallet, what you see in your back office, cash wallet. Esimene on siis meie back office'i inner cash wallet, mis summata seal näete. See on see sama, mida me kasutasime ka Polygonile minekuks. Yes, if you want to buy with inner cash, you can push this button. Ja kui siserahaga tahate maksta, maksate selle, vajutate selle koha. If you want to give me a real cash in the hand, it's a next payment method, it's a cash. Järgmine makseviis on siis see sularaha, mida sa maksad käest kätte. Because when we can create DealShaker expos, somebody want to pay the cash on the table. Ja kui me teeme neid exposid koha peal nagu turustamisega, siis mõni tahab laua peale maksta sulas. But very good method is the first cash wallet because you not need to touch the money and it's very good for regulations. Ja, aga kõige parem on sisekäs, siis teil ei ole vaja makse maksta regulatsiooni tõttu. Anita, once again about this tax and regulations. Because if you in the DealShaker Expo asking about the physical cash, you need to write these documents. You understand? Siis kui me käest kätte maksame, siis on vaja teha nagu tšekid. Ja? Квитанции. Кто знает, как квитанции по-эстонски? Kvitung. Kvitung, jah. Kvitung. Kvitung, okay. Very good. If you're using only inner cash, you not need this kvitung. Ja kui me sisekässi kasutame, siis kvitungit ei ole vaja. Next payment method is bank transfer. Kolmas variant on siis panga ülekanne. Yes. If you want to send with your telephone, yes, you can stay near the merchant, nearby merchant, and send the cash to the bank wire. Ja kolmas viis ongi siis panga ülekanne. What kind of method you want to try now? Millist meetodid me tahaksime praegu kasutada? Panga ülekannet, ma arvan, või? Bank. Bank. Okay, I think the same. It's very interesting, yes. Okay. We're using the bank transfer and coins, yes. So 0.202 coins automatically go out from your one wallet to the merchant account, but cash go additional payment to the bank wire. Jah, et kui maksame otse oma One Walletist, siis see läheb otse kaupmehe või sinu One Walletist kaupmehe One Walletisse ja siis see pangatransfer tuleb eraldi teha. If you go to Asia, to Malaysia, you need to use the not one wallet, but the DSCP. It's a DealShaker credit points. Kui Aasiasse lähete, siis seal on siis vaja maksta DealShaker credit pointidega. Before you need to exchange your ones to DSCP. Enne on vaja siis vahetada oma One'id DSCP-ks. And you have different wallets, one wallet and DSCP wallet. Ja kui me lähme sinna back office'isse, siis seal on täiesti eraldi näha on One'i wallet ja DSCP wallet ja kellel see wallet pole näha, siis kui sa lähed, mina näiteks tegin ka, et
kui sa lähed sinna walletisse, siis sa võid teha selle nagu üks-ühele äravahetuse, siis sulle ilmub see wallet sinna, näiteks saadad 5 ONE-i sinna ja pärast saab sellega pärast tagasi nagu kanda, see edasi-tagasi käib väga lihtsalt. When you go to home, you can change back DSCP to ONE and all is okay. Jah, et ongi, et siis kui sa Aasiast tagasi tuled, siis sa saad ONE-i tagasi kanda need DSCP-d, mis sul seal alles jäid. Okay, we have bank transfer and ONEs. We go to the next step. Meil on panga ülekanne ja ONE-id praegu. Lähme järgmise sammu juurde. We see 1 cup of coffee, €1 plus ONEs and address pickup at location and I need to submit. Nüüd ma näengi, et mul on see üks kohv, ma näen selle hinda, ma näen, kus ma seda juua saan ja valin kinnita. Okay. And now you check. Check out. Successful done. And now, see here. You see partial paid price. Yes. Osaliselt makstud hind. Because ones go from wallet inside. ONE-id lähevad otse rahakotist liiguvad. But this €1 you need to send to these bank details. You see? Ja, €1 tuleb saata sinna panga ja andmete peale. And now you need to download if you want this very nice design payment. Ja siit saab siis omale selle tšeki ka alla laadida. And now I can show you what is it, how it's look. Very good, look. Lihtsa infoga. Kas ma pean selle endale arvutisse nii-öelda tõmbama või kuhu ma jätan selle, et kuidas ma teda, kui ma kohe ei maksa, et ma tahan homme maksta näiteks seda. 48 tundi aega maksta. Seda küll, aga kuidas ma homme leian selle? No selle peadki alla omal downloadima omale ju tšeki. Ja aga mul äkki ei ole võimalust praegu selles mobiilis tõmmata? Kas ta jääb? Küsi, kas ta jääb sinna sisse. Kui kauaks see arvekoht jääb? Anita, if I don't download? Not needed download. All requisites you see in previous step. But if I want to pay tomorrow? You need to tell to merchant I can pay only tomorrow and coffee you can give only tomorrow. Jah. Et kui sa homme maksad, siis sa peadki küsima pangakonto numbrit. Näiteks, kelledel ei ole pangakonto numbrit, ilma teada, et küsi pangakonto number. No money, no coffee. Ja. Kui raha pole, kohvi pole. Et ühesõnaga, kui sa seda alla ei downloadi, siis ta kaob sul sealt sellisel kujul ära ja sa pead uuesti merchant käest ise küsima seda pangakonto numbrit. Okei, aga ma ostan, tähendab, ma lähen homme kontorisse ja ma tahan täna ära osta, eks ole. Ja ma tahan homme maksta, siis ta on mul homme kadunud. Kui sa lähed kontorisse, siis lähed cashiga maksma siis. Seda küll, aga oleta, mul on 1000 eurone arve praegu siin. No praegu oli antud... Ja, aga 1000 eurosed arved sa omale ikkagi downloadid. What is the question? Yeah. Question is... Et see kaob ära. Yeah. Question is, when I'm not downloading this, when tomorrow I can't see the requisite nowhere. Yes, you can see. Okay, show. Where? Show where? Put this check Quittung. Put it away. Oh. I don't have a Quittung. Okay, I need to check where is my previous material. Okay, it's we can all anytime ask from merchant, but where I can see myself if I don't download. Yeah. If you don't download, you need to open. Make a photo, please. It's same as download, yes. Yes. You make a photo and tomorrow you can pay because it's very important. Okay, but I have a suggestion. Is it possible that the Quittung is going automatically to email?
Very good question. Dealshakerid juuvad? Very good question. In the future, it will be easy, and I have information about some next solutions. It will be easy. And now I can show you where you can check your coupons, what you are buying. Yeah. Okay. Täna on nii, et kas sa downloadid alla ja kui sul pole kontonumbrit, siis sa merchantilt otse küsid lihtsalt. Kas see download seal PDF aktiivseks ei jää siis, et ma võin uuesti... Jääb küll, see jääb sul alles, sellepärast ongi lihtsalt downloadi alla, on sul check-in olemas. Aga kui ma ei downloadi, siis ta on seal ka ikkagi võetav uuesti downloadmiseks. Ei ole. Ei ole, praegu ei ole. Hetkel oli ju. Jaa, aga kui sa sealt diili pealt ära lähed, siis teda enam ei ole. Kui sa lähed järgmisse kohta, järgmise lehe peale, teda juba ei ole. Ja oletame, et ma olen praegu turul müümas praegu seda kohvi ja ta läheb panema sinna kohvi, ta tahab pangaarvega teha, aga ta läheb sinna kohalikku, paneb sinna sularaha sinna sisse viima selle aja jooksul. Igal juhul turul. Sain aru. Seda on raske jälgida hetkel, E-mailile tuleb, oleks väga hea täiendus. Yeah. What is the question? Again, with account number when I don't download the Kvitung or make a picture. You need to ask to the merchant. Yes, I know. I already told that. It's okay. Today it is like this. Yes, Let's see. Today is like this. Nii, aga nüüd tulebki siin praegu on tore. Vanvita on siin ees praegu ja oletame, et me praegu tahaksime Vanvitat osta. Ta tahab midagi näidata, jah? Oletame, ma tellin 10 Vanvitat endale. Kas ma panen siis nad ülesse siia või? Ütleme, et ma tellin 10 vitat. Las ta nüüd räägibki, ta võttiski selle lahti millega pärast. Vaata, mis ta ütleb kõigepealt, jah. Ja, Anita. Yeah, next week, yeah? Yes. Understand. Vanvita, it's my deal because I'm a distributor. My deal. We working very well. Et see on praegult Anita deal, mismoodi Anita neid müüb. Anita, if someone have bought 10 sets, then we can also make this same. We need to cooperate on make an order, yes. Sellest Vanvitast ja PV punktidest me teeme eraldi Zoomi. Okay. See oleks väga hea, jah. Ja, me teeme eraldi, praegu me teeme. And now I want to show Vanvita deal because it's very important to understand about Vanvita. Where is my gift set? Here. Ta näitab, mis on oluline Vanvita puhul, jah? You see, the business volume points from this deal is 131, you see? Aha, et ta näitab, ka selle diili puhul on punktid on 131 punkti. Ja. If you buy this deal, your sponsor have 10% volume. Kui sina, jah. Bonus. BB 131, but 10% is a commission for sponsor. Et kui sina ostad need tooted, siis sinu sponsor saab 10% komisjoni tasu, et sa oled 60% on siis euros ja 40% on vannis. But I need to pay 1.25%. It's no good because minus €3 from my side. Ja Anita kui müüja peab maksma kogu selle tehingu pealt, see on kokku see 131 pluss vannid, 3, see kogu tehingu pealt 1,25%, see on see Dealshakeri tasu, €3 läheb nagu Anita käest. Et minu sponsor saab Soomes selle komisjoni 10%, aga Anitalt läheb maha see Dealshakeri tasu, et see on see müüjate pool, mis saab olema eurot su konto peal. Because commission collected from all amount for €262, 1.25%. Yes. For you is very good, for me not so good. Yeah. Ostja ja tema sponsori jaoks väga hea tehing, aga Anita jaoks puhas rõõm lihtsalt.
või no müüja jaoks hetkel. I need to sell the additional tickets for €3 if you want to buy. Okay. Ja seega ma küsin, et ta ostis need välja, need vitad, eks ole? Jah, niimoodi ostigi, jah. Väljastpoolt DealShakerit. Jah. From DealShaker, yeah. Yeah, the question was, where did you bought these One Vitas? It's a direct bill to company and you. Yeah. Jah, otse arvega. Kas kõik tooted, One Vitad tuleb siis lülituda siia DealShakerisse või mõne saab müüa niisama ka? No ikka niisama võid müüa ju kõik. Ei no küsi. Et kui sa punkte ei taha. Ja ka ütleme, kui väljastpoolt tuleb inimene ostma tänasel hetkel. We can sell One Vita through with DealShaker and we can sell it directly all in euros also. Yes, payment methods are different. If you want to send in inner cash or bank wire or cash, it's under you. Jah, Anne, kui sa müüd kõike euros, siis see on lihtsalt puhas kaubandus ju. Tavaline kaubandus. Võid ju teha. See on tavaline, see ei ole huvitav. No what? On huvitav. Siis sa müüd ju seda setti 262-ga. We can sell it on the street. Ma DealShakeris saan müüa ka 260, täpselt siin 262. Et sa müüksid DealShakerisse, paneks üles ka ühe diili, mis on puhas euro, jah? Ei, ma mitte puhas euro, ma panen talle 131, 308, aga ma müün talle mündid ennem. Just. No ikka, jah. Mis siin keerulist oli? Sul on juba välja mõeldud ju. Ei, tähendab, ütleme nüüd niimoodi, et kui ma konsultandina tulen või ütleme, minul on mündid, ma saan siit niimoodi osta, eks ole, et see ei ole... Okei, ma küsin uuesti, jah. Anita, if people don't have ones, but want to buy from a DealShaker with 131 and 3 ones. You need to think about what you want, because you can sell 100% in euro. Yeah. Asking to 162 euro from your partner. And next step, you can send him once, but asking money for this once. Yes, exactly. Anne, niimoodi ongi, jah. Müüdki talle mündid ennem ja siis ta ostab. Ja liidata ennem siis... seda ma niimoodi mõtlesingi, aga teine asi nüüd ütleme, tuleb tänavalt inimene hakkab nüüd tulevikus ostma ilma müntideta, et ta satuks DealShaker pooli ja siis DealShaker poolist ostab ta needsamad 3,08 münti ja mina olen DealShaker poolis, mina saan vahetada see 3,08, et ta saaks krediitkaardiga maksta, et inimene saaks krediitkaardiga maksta siin. Jah. Anita? I understand question. When a buyer from outside to buy this, yes? How it work? Yes. This function will be implemented in the first quartal. Quartal, it's, I think, on this event. End of March. Yes, because there needs the payment method like the something bank wire or card, because it's not possible if a guest want to buy they need to pay with something additional, not in our system. Yes. Ja, no Anita ütlebki, et esimese kvartali lõpuks siis maksesüsteem peab saama tehtud nagu, et sellest eventist siis seda ootavad. We need to waiting for news. Go to the Malaysia. Et tuleb uudiseid oodata ja Malaisiasse minna. In this example, if a buyer from outside want to buy this One Vita, buyer pay for points in the pool. Yes, 3.08 coins buy from my pool and send with Visa card or something additional payment system.
total amount 262 and it will be happen automatically. jah, et siis ongi jah, et Dealseeker poolist ostabki need 3 vanni ja siis ongi kõik automaatne ja maksab selle pangakaardiga. Super, nii lähebki. See ongi see jah, siis. But today it's Anita not ootab, working. et tuleb nüüd sealt Malaisiast. But today it's not working. Ja, we know. Täna see ei tööta niimoodi. Täna on see, et sa pead müüma mündid ja võtma euro või võtma kõik euro. Väga hea. Do you have additional questions about payment methods? Kas meil on maksesüsteemi kohta veel lisaküsimusi praegu? No. Ma küsin, et see müüja, millal tema näeb kohe ülekannet? Millist nüüd seda One'i või? Millal ta näeb seda euro ülekannet? Tähendab selles mõttes, et ma isegi ei tea praegu, et see ülekanne, millal, kui ma maksan talle, millal ta näeb, et see tehing läks käiku? Kui ma maksan 48 tunni pärast näiteks. Kui paned raha käe peale, siis sel hetkel, kui raha on käes. Ei, see on küll. Ja siis, kui sa, nii nagu sa tavapoes, millal sa tavapoes näed? Tavapoed näeb siis, kui ta oma pangakontot vaatab ju. Tavapoes näed ka niimoodi ju. Aga sa mõtled, et millal tuleks maksekinnitus või? Jah. Hetkel on ta ikkagi niimoodi, et kui mina müün... Mina ostan sinu käest. Ja pangakonto väljavõttest ikka ainult, jah. Siis ma pean eraldi kontrollima seda. Jah, täna on nii, jah. Okay. And now you can show where you need to write your bank details, yes? Ennem kui üldse hakkame ülesse panema tooteid, tuleb teha siis kaupleja account. Go to the merchant office. Oma selle mehikese pealt lähed kaupleja konto tagaofficisse, tagakontorisse. Account and need to push on these 3 points and bank details, you see? Ja vajutate 3 punkti ja sealt on pangadetailid, sealt lisate need detailid. If you have the registered business, you need to put here business bank details. Kui teil on olemas äriettevõtte nimi, panete sinna selle. But if you're selling your personal things, you need to put here your personal bank details. Aga kui sa oma eraasju müüd, siis paned sinna oma erakonto andmed. Yes, very easy. Name, it's your name and surname, bank name, bank account number, SWIFT or BITS code, address, and what kind of currency you want to use, euro example, yeah? Panga nimi, pangakonto number, SWIFT code, address is bank or mine, bank, yes. Merchant name and address. Name. Address bank is bank. Name. Yeah. Bank account number. Address, it's your address. Your address, what you show for bank. Ta ütleb, et aadressi kohal peab olema sinu enda aadress. When you open your bank account, you have address in bank account details, yes? It's my address or my company's address. Yes, the same in bank. Sama aadress, mis sul pangas on antud ülesse, sinu enda aadress. And now you put here to fix and save. Seal paned igal pool kinnitad ja siis paned salvesta. Ennem võib läbi ka lugeda, võtta aega. What is the questions about technical things here? Solve deals? Technical question is it must be merchant account which you people have different accounts. You must understand under which account you make this merchant account. Have different or need to make, create different? What is the question? People have different merchant accounts and need to find or need to create for different business things. Ja,
lihtsalt küsimus oli selles, et kui meil on erinevaid neid müntide kontosid, et tuleb jälgida, et on su see merchant account on ka õige konto all tehtud, selle mehikese alt saad nagu õige konto valida. kuidas seda leida? Mina ei suuda. Dealshakeris ja mehikese peale, kui sa vajutad, sealt tulevad need välja, sinu kõik account'id, mis sul on, kõik tulevad sinna nähtavale ja sealt sa valid. Ja ma saan aru. Jah. Küsimus oli nüüd selles, et seal, kui meil OneNeti süsteemis oli struktuur on, eks. Mul on teises jalas on oma üks konto. Ühega alustasin ja veel on üks konto ühes jalas. Et nüüd merchant, kui siit midagi edasi areneb ja boonused, et millisesse jalga siis peaks ikkagi nüüd selle suunama? Nõgemasse. Ja Anita, I understand. Yeah. You need to put your merchant like you is a sponsor for you. Because 0.5% go to the sponsor. If you have additional accounts, 1, 2nd, and 3rd, you need to put this merchant under 2nd. It's better in the wake leg. Väiksemasse jalga enda teise või kolmanda konto külge. Ja see tähendab seda, et seal teise või konto küljes peavad sul sisekässis olema nii palju raha, et see Dealshakeri tasu 1,25 läheb sealt maha ja pluss läheb 0,5 siis nagu sponsorile ülespoole. No, väiksem jalg. Ma ei suuda sealt aru saada praegu seda seisu, kus see väiksem on. Seda tuleb eraldis vaadata, jah? Nii, aga siin tuleb jälle küsimus, kui minul seal oletame, et mu töötasu on seal praegu 3233 eurot ja aga mul pole paketti peal, mul on ruuki pakett seal, siis ma jään sellest rahast ilma, sellepärast, et see ruuki pakett ei võimalda mul teenida. Ma soovitan tänasel hetkel, kui teil on endal kontosid tehtud alla, kellel ei ole tehtud, tema tehku konto sinna alla, kedagi kutsunud ei ole, aga valdaval enamusel on üks konto ja ütleme, Tiina, sul on vasakul pool endal üks konto ja paremal pool üks konto, et valida nendest kontodest, kui sa endal tahad nagu endal panna seda diili siia üles, siis palun vali see konto, kus on kõige suurem pakett peal, sellepärast, et rolli hakkavad mängima, kui tulevad suured töötasud ja sa ei saa töötasu, sest sinul pole tükooni paketti seal peal või äärmisel juhul peaks olema induktee pakett seal peal, mis võimaldab sul teenida raha. 4 astet allapoole. Nii, vot. Ja, et seega ei ole mõtet ruuki konto alla teha selliseid asju, mille pärast te pärast kahetsete. I understand. No ja tähendab tükoon, mul on valesti alustatud, mul on tükoon hiljem tehtud, kui alustas. Ja, sellepärast, et meil ei õpetatud, meil kaabiti ju raha. No jah. Jah. For merchant not obligatory to... Kõik saab otsest, kui sinul on tükoon hall, siis hakkad sealt altpoolt nagu peale. Jah. For merchant is not obligatory to buy a starter. Merchant can start with rookie package module. No, it's not module, it's only rookie account. Yeah. Merchant himself, yes. Yes. Ja kaupleja sisse tuleb, võib lihtsalt rookiga alustada. But you need to understand, rookie account have limit for bonuses per the week only 700 euro. Jah, et nädalas on ruukil ainult 700 eurot ja seda tuleb ka arvestada, et siis tulebki mingi pakett seal nagu kohe valida. See on väike vahe, 700 eurot korda 25% ruuki, et ei ole, ta ei saa 700 eurot seal teenida, vaid sellest 700 eurot 25%. Käive, jah? Käive. Jah. Okay. If you see your business volume go up, you need to buy starter. Not, it's a mistake. Rookie have 100 euro and starter have 700, sorry. Jah, et kui sa näed, et sinu
kaupleja käive hakkab ülesse minema, siis ongi, et Rookie on 100 eurot ainult käivet nädalas ja Starteril on 700 eurot käivet. Noh, siis tulebki pakette valida ja need on Example, if you buy starter, business volume is 110 euro. All packages give 7 times more bonuses if you work. Yeah, it's not for free. You need to work and connect the merchants, and this amount is 7 times bigger when package price. Ja et see käive, mis võib siis sinust nädala jooksul läbi käia, on 7 korda suurem kui sinu paki maksumus. Example, 1,000 euro pack give 7,000 per week. Ja kui sa ostad 1000 eurose paketi, siis sinu nädala käive sinu selles süsteemis võib olla 7,000 eurot. Because if you connect the big supermarket and business volume and deal shaker grow up, you need to upgrade your account. Kui sa liidad ühe kaupleja, kelle käive on nädalas juba suurem, siis sa lihtsalt peadki oma suuremaks tegema oma seda paketti, et seda käive kõik see kasu enda jaoks ära kasutada. Upgrade imine on jätkuvalt võimalik. Jah. Okay. Another questions? Mis veel kosu? No, that's it. It's very important that you have inner cash if you are merchant. For put inner cash? If you are a merchant, it's very important you have inner cash in it. Very important. If you have new merchant, at first what you need to do to upload the KYC documents, because without KYC it's not possible to send the inner cash and upload inner cash. Okay, et kui me liidame kaupleja, kõige tähtsam on kohe need KYC dokumendid kohe korda teha, et muidu ei saa üldse midagi liigutada. But yes, yeah, inner cash is needed for this deal shaker 1.25% tax. Yes. Et iga kauplejal peab olema siseraha sees, mis läheb kogu summalt, nii eurolt kui One'i summalt kokku 1,25% deal shakerile, 0,5 läheb sinu sponsorile. Kas tuleb kuskil märge selle kohta, et kui mu seal raha sees ei ole, siis deal lihtsalt üles ei lähe? Ja, on tulnud. Ma olen näinud juba. Aha, okay. Have a different ways, because active members have inner cash because they're working and have bonuses. You can ask to these partners who are working. And classic way, you need to go to your cash wallet and top up cash wallet. Jah, et kes võrku ehitavad, nendel on sisecashi seal olemas ja kellel ei ole, siis lähevadki cash walletisse top up, nii nagu ma olen pannud seal 10, 20, 50, 100, 200 eurot saab sinna panna, üles laadida oma Pederi krüpto walletist. Yes. You have a problems with top up cash wallet? Not yet. We teach each other. Okay. Why are you asking me this question? I don't ask. Have you some good things how to top it up? I'm just describing the procedure. Okay. No, I put here Estonia, you see in the first line. Yes. Enter Estonia and button enter, and you can see all deals if this deal using the Estonia on the first line. Et vajutan otsingusse Estonia ja siia tulevad kõik diilid, kus Estonia on kirjutatud. Minul on, kui ma küsin selle küsimuse, et alati kõik ei ilmu nähtavale, et ma olen kuulnud väga paljudel on niimoodi, et diilid ei tule, kõik ei tule nähtavale. Anita, it's often that people don't see all the deals. Because they need to use the keywords. Yes, Estonia they use. Yes, but here are all deals. Siit alt saab veel, et lae juurde diile on üks nupp seal veel all.
How much it is together right now? 27 diili. 27 products. Saate vaadata, kui palju on. But there are some deals without Estonia. Aga osad diilid on ilma Eesti nimetuseta, kes teavad, et saavad muuta. I have one question. Yeah. If we make a new merchant account or we make a new deal, how we notice you to approve a deal or merchant account? It's very easy. Look here. If I'm approving the deal, first you have to say your email announcement. Your deal is approved. And here where is this messenger? You see. Jah, et kui me oleme saatnud nagu kinnituseks approve ida see account või mingi tehing, siis Anita neid kinnitab ja kui on kinnitatud, tuleb emaili peale tuleb. Ta tuleb siia notice'isse ja tuleb emaili peale ka. Okay, but do we need to notice you before to go to look the approval? I need to go in and look. Okay, but do we have to notice you before? How often you look with approving things? If you ask me, I can look faster. But the normal time for DealShaker country managers have 5 days. Official time, 5 days for approval. Ametlikult on 5 päeva aega nende kinnituste jaoks, aga kui vaja, siis jah, Anitat võib varem teavitada. Can everybody ask to approve earlier than 5 days or notice you? Yeah, I can approve after 1 minute if you need. Yes, where we can notice you, Facebook, WhatsApp or Telegram? In Telegram, this new group, Estonia Active, better. All we can write there, please approve my deal. Yeah. Et praegu Anita ütles, et oma diilide ja nende kinnituste kohta on Telegramis Estonian Active grupp tehtud ja no seal ongi siis need aktiivsed, kes diile üles panevad ja neid account'e, et sinna võib kirjutada, panin üles, Anita vaata ja sinna and where we write only account name, please approve, Silja deal. Account name, yes, account name and email, because sometimes I need to find with 2 criteria. Hea on kirjutada siis accounti nimi ja email, et siis ta leiab kiiremini ülesse. And but I have a very good idea. If you see, we create in Latvia regional DealShaker managers for better fast work. And the same we need to create in Estonia, the region DealShaker managers. Anita küsib, kas me oleme näinud, et nad on Lätis üles pannud mingite kindlate piirkondade DealShakeri juhid, kes selle piirkonna asju nagu haldavad seal. Are these managers approving the deals also? No. Okay. See meie tulevik ka. Anita ütleski, et Eestis on vaja samamoodi teha. They support merchants. They have direct contact. They can, if this new people wrote under your position and create the bonus 0.5, it's a privilege, and help to create the deals and bigger grow the ecosystem in the Estonia, because we need to prepare professional people who can help in the. Et need piirkondlikud juhid ongi siis need, kes liidavad uusi kaupmehi ja kuna neile tulebki ju selle kaupmehe käibest 0,5% neile endale, siis nad hea meelega aitavadki, aga need kinnitusi teeb ikkagi Anita. Aga lihtsalt see info siis käiks rohkem läbi nende. Can I send QR code deal to client, for example, for some work? QR code deal. I have QR code and I send this QR code if he can't find it in DealShaker. How we can find QR code? Yes, this is a question. Yes, I have a QR code. You have said it is good and I shall send it to my client, for example. Olavi, kas sa saadad oma kaupmehe QR koodi või diili QR koodi? Need on 2 eri asja. Oma diili QR koodi. Okay.
No see sama, mis ta näitab ja diili QR-kood. Nii. Here is QR code for every deal, you see? And you can download this QR code if you want, and this look very good. Aha. Sa saad... One moment. Wow. You see? Jah, et oma diili kohta saad siis selle QR-koodi ja seda sa saad oma inimestele saata, jah? No, ja selle QR-koodiga, oota ma kohe, Anita, stop. Ma kohe proovin oma telefoniga, telefoniga ja mul tuleb kohe One ökosüsteem ette. Ma oma telefonis vajutasin kaamera peale. Vaat ongi, mõnedel on kaamera kaudu, mõnedel on ja oota, ma ei tea, kas te näete, minul läks selle peale. Oota, ma ei näe oma seda pilti. Ei saa täpselt aru. Kus ma olen? Sul on ka download QR-kood seal all. Download QR-kood on QR-koodi all. Ma näitasin oma kaamera pilti praegu, aga siin, oota. Aga mul on ta uduseks pandud. Ühesõnaga, mul tuli see sama diil ette, mis see Anital oli. Telefonisse tulin ette ja ma saan siit minna nüüd maksmise peale. See sama diili pilt tuli mul ette. Here, where is your deals, my deals? You can check your QR code. And here is niimoodi näeb. Nii ei näe. Niimoodi. Et mul tuli ette see diil kohe nüüd. Ja see ongi, kas on telefonil kaameral on see olemas funktsioon või siis tuleb QR-koodi lugeja omale telefonisse tõmmata. Ja nüüd mul tuleb otse see õige diil ette ja siit ma saan kohe seda nüüd maksma minna, nii nagu see Anita ennem näitas. Sa saad ka downloadida selle QR-koodi. Seal all vaata ongi, kus oli kursor peal korra seal. Mina kui ostja ei saa seda downloadida. Mina kui ostja olin praegu ju. Selge, ma mõtlesin, mina kui müüja saan saata. Sina müüja ja võtad siit selle, võt see sama, mis selle sa downloadid omale alla kaupade kõrvale või saatmiseks klientidele e-mailiga või siis Messengeris. And very interesting thing is discount coupons. You know about this? No, väga huvitavad on allahindluse kupongid, ei tea. No. Okay. Oh, I can create discount. Okay, I can show you. Better on this deal. Saab teha nagu allahindluseid oma diilidele. Esimesed 5 diili. Näiteks. Merchant Office. Reviews. Promo. Täna nüüd paari minuti pärast lõpetame ja siis paneme mingi uue aja paika. You see, here is promo code. Ja, promokoodid on seal. Yes. Promo codes, yeah. Yeah. You can give discount for your friends, example, Silja, Anne. Saad oma sõpradele allahindluseid nagu pakkuda. It's private promotion. Nobody sees this. And here you can create a promo code. See on erareklaam nagu, eraviisiliselt saad teha. Now you check the business. Nüüd sa valid oma selle kaupleja või konto. Create promo code in currency, what you want. I want to promote the discount percents or in currency. Kas sa tahad allahindlust promoda eurodes või tahad sa protsentides? Okay, I need to create percents and now I put here example 5%. Paned, et pana 5% allahindlust teha mõnele kindlale isikule. Või 50. Või 50. Create the promo code. And now back. Here is ready promo code. Nüüd on promokood valmis ja saad PDF, jah? Yes, and now I go to the PDF. This is the promo code for 5% from OneVita gift box. Oi, kui ilus. Oi, kui ilus. See on promokood siis OneVita ostuks 5% allahindlusega. Ja. Very nice. Ja.
Silja peab ka lõpetama ja mina ütleksin aitäh, aga nädala jooksul, kui me järgmine kohtumine on, siis igal ühel oleks vähemalt üks deal üles panna. Okay, Anita, today we ending. Yeah. But next time everybody wants to put something up and then these kind of questions. Be brave. Be brave. I think very good news will be about DealShaker. Okay. Oh. Upgrades. Very good upgrade. Yeah. Yes. Thank you. Thank you very much today. Thanks. And this recording, please send. We want to share. Yes, okay. Et me salvestuse saadab, et saame teistega jagada. Väga hea, jah. Spasiba, Anita. Spasiba, Silja. Spasiba, aitäh. Aitäh. Valdaris. See you next time. See you next time. Thank you. Thank you very much. Aitäh kõigile.